Biojäätmete tekkekohal liigiti kogumine tuleb kõikjal Eestis korraldada hiljemalt 2023. aasta lõpuks. Tallinn plaanib seda teha juba kevadel. Liigiti kogumise edendamiseks annab linn üksikelamute, paarismajade, ridaelamubokside ja 2 korteriga majade elanikele kasutusse soodustingimustel kodukompostreid ja kogumismahuteid. Tallinlaste huvi on olnud väga suur. Ma arvan, et kuna seda teavitust on nendeni jõudnud selle aasta jooksul päris palju ja nad teavad, et järgmisel aastal kevadel see kohustuslikuks muutub, et siis sellepärast praegu see toetus oli ka väga, populaarne. Nagu oligi arvata, siis kõige rohkem läks sinna, kus on meil Tallinnas kõige rohkem eramaju, ehk siis peaaegu iga teine komposter läks meil Nõmme linnaossa ja väga suur huvi oli ka siis Pirita linnaosas, et ülejäänud on niisugused väiksema nõudlusega. Kokku jagas linn 700 kodukompostrit, nendest veidi üle 300 läks Nõmmele ja ligi 200 Pirita linnaossa. Kogumismahuteid läheb jagamisele 2 erinevat suurust. 1140 liitrist ja 4080 liitrist. Biojäätmete liigiti kogumine on linna poolt elanikele lihtsaks tehtud. Kogumismahuti olemasolul on võimalik tellida äravedu, kodukompostri puhul aga puistata väetis näiteks põõsa alla. Kas teie kogute biojäätmed liigiti? Eluaeg olen kogunud. Üks maailm peame hoidma seda väikest maailma. Et ise ka puhtam oleks ja lastel vähem allergiaid ja see kõik on seotud. Jaa. Elate eramajas korteris? Eramajas sellepärast kogungi. Kodus kogume nii, kuidas parasjagu biojäätmeid kätte jääb. Kas me nüüd päriselt sellest kasu saame, et me prügi püüdlikult ära sorteerime, aga selle poole püüdnema ilmselt peab. Biojäätmeid tegelikult on vaja eraldi koguda ja liigiti koguda. Ei ole küsimus ainult selles, et keegi on selle kohustuse peale pannud, vaid tegemist on ressursiga. Ühest küljest vähendab see seda hulka, mida me peame lihtsalt kuhugi kuhjama ja teisest küljest on see ressurss, millest saab toota komposti, millest saab toota biogaasi, mida paremini ja korralikumalt on liigiti kogutud, selles suunas me liigume, seda paremini suudame me midagi teha nende jäätmetega, mis me inimestelt kokku korjame. Taotlusi kogumismahuti soetamiseks saab esitada e-teeninduse portaalis taotlen.tallinn.ee seni kuni neid jätkub. Kompostrite vastu oli huvi nii suur, et need on juba otsakorral. Esimeste kompostrite väljajagamine algab järgmisel nädalal.